Ei, see peab üks bänger olema. Ropendada võib või ei või? Ei, kindlasti võib. Võib küll, ja kui see on liiga ropp, siis saab selle pliip. Või siis võib lihtsalt ära kattida need väga ekstreemsed. Ei, ma arvan, et see on perses, kui nagu Liina peab kattima hakkama ja ropendada, siis on putsis. No siis on töötab mingi nädal aega, see on nii perses. No siis on mitte see. Okei, ütleme, kui peab, ütleme, kui tuleb. Aga väga palju ei ütle. Okei, jah. Oota, kas hingamist on kuulad sellesse mikrisse? Kas nagu ülejäänud ajaks peaks niimoodi olema? Ja siis, kui räägid sisse, tuleb suueta? Ma ei tea, lähedal võib olema. Mina olen Annabel ja minuga on siin veel härrad, kes... Ma ei ole härra. Ma ei ole ka härra. Mina olen Immo. Ma olen Jaak. Lihtne vend. Ja me räägime siis teiega siin täna erinevatel teemadel, millest iganes me tahame esialgu. Ja siis meil hiljem tuleb väikene segment, mille me vaatame üle, milleks on Tobinurga jutud ja vaatame, kuidas sellega läheb. Praegu me viibime konservatooriumis. See on Viljandis. VLND. Ja... Väga lege koht. Kas te nägite silti väljas? Pimedas. See on valgusboks, jah. Next level shit. Te käisite Tobil. Ma pean vaatama varsti. Homi Muda, kes seda asja siin, seda konservatooriumi asja ajab. Tal on tegelikult üks lõputöö tegemata Saaremaal väikse laeva ehitusega seoses. Mu ema õpetas seal koolis kunagi programmeerimisi värke-särke ja siis vaatas ka, et tüübid lihtsalt nagu ei saa vedama, et nad nagu ongi mingid härrad, kes lihtsalt tahavad natuke paate nikerdada, aga siis nad teevad nagu mingid 100 tööd selle vahet. Ja Muda samamoodi. See tundub väga pekkis. Üli ja plakat välja, mis see silt, mis meil on, see konservatooriumi logo ja baar ja nii edasi. Aga paat ei ole valmis, jah? Ja paat ei ole valmis. Mira, homi, tee enda lõputööd ära aasta aega hiljem. Ta on nagu mingi, ma pean selle sildi ära tegema, oota, ma panen siia LED-ribaga taha, siis see on üli hea, aga kuradi lõputööd ei tee. Fuck, see on elu, noh. See ongi nii. No oot. Põnevam projekt. Aga mida te siis teete enda eludega praegu? See on väga hea küsimus. Mul on vaja mõttehetke, Immo teeb kindlasti. Mina käin tööl erinevalt teisest tüübist. Ja naudin elu. Annabeli korda. Mul on üks kahest küll, mul ka praegu selle nautimise ja eluga nagu. Sa ei käi tööl või? Ei. Nice. Ma teen mingi projekti värke iga nüüd ja jälle ja vahel saan raha ja siis saab jälle üüri maksta. Ma olen ainuke lollis, kes tööl käib. Ei, homsega see muutub ära mõõtsa. Homsega see muutub. Et ma ei käi enam tööl. Ma lähen ka tööle. See variant, see on parem. Kus sa lähed tööle? Ma hakkan name droppima. Pärile lähen konstrukteerima, ehitama kruiisilaevade osi, merekonteinerite osi, seibidest. Ma ei kujuta ettegi, ma lihtsalt käisin selle koha peal, vaatasin. Mis asja sa hakkad tegema? Hakkad seibe tegema? Ei. Konteinerid hakkad kokku lööma? Või laeva? Need merekonteinerid, neil tihtipeale on sellised liinid, kust pealt jookseb, merekonteineri sisu vahet ei ole, mis on, jookseb selle pealt, jookseb merekonteinerisse. Ja siis selle konstrukti ehitust hakkan ma tegema. Tehakse päril valmis ja viiakse siis? Ja see on siis projektipõhine ka ju. Ma vist, kindlasti see on projektipõhine, aga ma vaatan, ma ei ole täpselt kursis. Ma saan järgmine podcast on täpselt vastu, siis kui ma olen actually teinud kampaani. Kas sa hakkad ilmselt liigutama midagi? Jaa, no oota. See on niimoodi, et nende suurte kraanadega nii-öelda tõstetakse, sest need on ikka hiiglama suured osad. Aga kõik, mis see väiksem nagu seibides kokku panemine, seal on räme komplekteerimine. Ma ei ole absoluutselt kursis, kuidas need asjad käivad. Mul räägiti midagi, läks ühes kõrvas sisse teist välja. Peamine on see, et ma midagi peesse ei keera ja siis ma saan palga kätte. Hakkad 9-5 panema või?
kahjuks küll. Siis sul kaob ära see uneprobleem, mis sa ütlesid, et jaa, rutiin tuleb sisse. Tööl peab käima. See on win-win, nagu mul on sellega nii putsi läinud, ma reaalselt, mul on nii hea olla, nagu ma lihtsalt ei saa tööle minna nagu. Ma käin romaanis tööl, saan põhimõtteliselt 6... Sa käid tööl? Mis ma... No elu on projekt siis. 2 sotti kokku, vaata, 100 € üürile, ülejäänud 100 toidule, millest me räägime, vaata. Ütlesime ennale ka, et mingi praegu siuke, et 2 kuud tagasi sain 5 sotti ühe projekti eest, nüüd veits võiks uue projekti otsida. Ja siis ta ütles, et mingi miinimumpalk Eestis on tegelikult mingi 7 sotti. Ma tundsin ennast, saad aru, siis mul nagu veits jõudis kohale, et kui hea see on, mida ma teen nagu. See on nii putsis. Aga samas kõik see töö, mis ma teen, on nagu fantastiline. No peamine see, et su ise endale meeldib see. See on ägedam, kui palju raha saada ja ei oska mõnigi teha või vihkad oma tööd. Jaa. Aga kuidas sul selle töötukassaga siis on siiski? Jah, see ei ole mitte midagi. Lihtsalt lasti lahti ja nüüd ma ei saa... Töötukast lasti lahti, jah. See on päris halb. Ma ei saa sealt enam töötutoetust ja ega ma, see oli 20 senti kuus ja siis ma sain haigekassa ka nendelt, aga seda ma ka enam ei saa. Mingid hetkel haigekassat ei ole? Ei ole. Ma ei tunne, et ma oleksin väga suremas ja ma ei taha võtta asju väga ekstreemselt ka. Ma ei plaani liikluses liigelda ega nagu, mis iganes, vaata. Aga et nüüd ma kandideerisin töökohale, mis on testklient. Ma sealt ka haigekassat ei saa, aga ma saaksin käia shoppamas niimoodi, et ma saan avaldada oma objektiivset hinnangut sellele, kuidas mind see küll mingi legaalne teema pole. Tuleb välja, et on nagu. Aga miks seda haigekassat on, et nii ohutu töö või? Pärast lähed mustalt turult ostma lambist nagu mingi... Kärbse seene mingit salve. See töötab, eks ole. Kuule, see ei ole must turg, see on Balti jaama turg nagu reaalselt. Seal mingid tädikesed ongi kärbse seentega valmis sulle neid müüma nagu iga hommiku. Tegelikult vist kord nädalas, sest ta teeb isegi tablakaid, mitte lihtsalt seeni, mitte ratchet variant, vaid sa saad juba nagu pillid. Ja. Oot, aga mind paneb mõtlema see, mis uudistes on nüüd hiljuti olnud see kärbseseene osas. Et mis backlash on saanud, aga ometi inimesed räägivad täiesti vastupidist. Et see oli mingi Kanal 2, oli nüüd mingi see saade või? Ma ei ole kursis. Keegi on Kademar on mingi ravimi firma. Jaa, Big Pharma on pissed off. See uus on see nagu keelatud. Kõik, mis sind actually ravib, on keelatud. Tulge tagasi, oske meilt tablette, mis tekitavad teile rohkem probleeme, et te oleksite rotilõksus. Nagu ma ei väida vastu, et tablakad mingisugusest suuremast, et sul on nagu, ongi ravimid, mis päriselt töötavad mingi aeg, on mingisugused haigused, mida ka varem ei eksisteerinud sellisel kujul, siis meil ongi võimalik ainult mingi teatud kindla sortimendiga see asi nüüd välja juurida ja sellepärast sa ei tohi avastada Amazoni mingi hõimu peale, sest nad surevad ära nagu. Aga et see, et tõesti, et ma nagu peaksin võtma rohtu selle vastu, et mul nagu mingi naha peal on väike lõõve ja ma vaatan, et selle nagu kõrvalnäht on see, et ma situn ennast täis, ma suren AIDSi ja minu ema kepitakse läbi, vaata. See on mingi... No ei tea, tegelikult äkki on hästi, vaata. Jep. Mul oli viimati sama teema mingi rohuga, et põhimõtteliselt kartsin elada. 2 nädalat mingi, mida ma söön ja joon, kuhu lähen. Ja siis see on täiega teema. Crazy. Ja ma olen, et ka selles mõttes, et on nagu ka asjad või mitte tingimata ravimid, aga nagu mingid supplements või asjad, et sa umbes, et su munn läheb suuremaks, vaata. Su juuksed kasvavad tagasi ja su silmavärv läheb Viagra mees. Aga et on nagu mingisugused asjad, mis samamoodi täiesti kasutud ju. Või et me oleme seesama, et umbes, et selle asemel, et pesta ennast, me lõhnastame ennast ja selle asemel, et ennast aksepteerida, me
ostame nagu mingi. aga ma saan aru ka nendest vanadest, kes need rohtu müüvad, ma läheks ka närvi, kui ma saan mingi jumala head klotsi, siis tuleb mingi hipi, ütleb sööge mingi seent, siis sa oled nagu mingi what. Ma olen mingi 20 aastat vaeva näinud, mingi retsepti teinud. Mul on küll 3 milline maja, mida ma pean üleval hoidma. Sest 10 aastat on neil see, et saavad ise teha mingid aspiiri nagu mõtled välja, siis saavad ju kõik pärast teha. Ja see on väga hea business, väga nõme, kui hakkab mingid fucking taimed hakkavad ravima meid. Putsi, meil ei olegi neid taim, või on siis veel, võtame selle metsa ülejäänud ka maha. Võtame kõik selle ja kuidas me saame muidu palmiõli kuskilt kuidas me saame nagu appi, see läheb. Kuulge tüübid. Palmiõliga teed. Millega? Palmiõli on ju see, mida võetaksegi vihmametsadest võetakse maha, et teha mingi snickersit nagu. No nagu see teema on, et mingi avokaadosi kasvatatakse ka seal samamoodi. Et hipsterid saaks siin Eestis. Nojah, see on jah. Jälle üli hea. Me võiks ravimifirmad teha Eestis, meil on metsa sitaks. Ja selle asemel, et öelda, et see on kärbseseen, me võime ju sinna lisaks niisama kirjutada mingid tunniad, vaata. Siis me oleme kindlasti vangi, aga plaan on näo. Siis ei ole hea plaan. Üks läheb, kes vastutab. Aga minnes tagasi selle asemel, et ennast pesta, lõhnastada ennast. Selle asemel, et actually mingi probleemiga tegeleda, siis sa saaksid võtta näiteks kärbseseene mis iganes, see teeb sind actually korda. Ei, ravimid. Aga see on kõik ju tegelikult probleemi mäskimine nii-öelda. See ei ole see, et sa actually lahendab midagi. Sa oletame, peidad valu ära, peidad lõhna ära, sa peidad. Oh my god, reaalselt. Mul venna rääkis, et nendel oli tiimis üks tüüp, kes mängisid võrku, on ju. Ja tiimis oli üks tüüp, kellel olid põlved täiega läbi ja siis tal süstiti valuvaigistit põlvedesse enne mängu ja see oli viimane mäng, vaata. Põlved täiesti putsis niimoodi, et ta käinud, et põlved ei läinud kõveraks enam, et kui läheb putsi nagu. Ta nagu reaalselt, sest et sa ei tunnegi ära, et seal on nagu mingi valus, katame ära, vaata. Ja siis tegelikult nagu... Nagu keha ütleb sulle, et midagi on valus, siis sa vist ei peaks seda kasutama praegu taastuma veidi. Mitte kossu mängima kindlasti. Võrku. Aga ma tegelikult selle kärbseseene koht tahtsin öelda, et see on pigem ju, et ei olegi need ravimifirmadel on tegelikult pohve vist, aga Eesti inimeste siin oli lollid ju mingid vanemad on öelnud, et mürgine ja siis tegelikult ei ole kunagi oldki mürgine, aga siis nad vaidlevad. Ma olen mingi seentegruppides Facebookis Next Level teema, mis ma soovitan kõigile, kui tahate vanemaks saama, nagu ma ütlen teil, mis gruppidesse minna. Seenegrupp on lemmik. Seal on mingi 50 000 liiget, enamus on mingi debiilikud, mõned on targad, siis mingi vend postitski selle kärbseseene värgi, vaata, normaalne teema. Ja siis mingi teised kirjutavad, et te olete hälvikud, vaata, et debiilikud olete, et see on mürgine, siis küsitakse, kust tead, kust võtad seda, ongi, pole infot, vaata, eestlased ei osanud kasutada. Vanas ütles. Ja mingi loomad kõik oskavad, mingi rebased söövad kärbseseent, kui mingi haigus on nii ja siis nagu eestlased lihtsalt, kurat, igaks juhuks ei võtavad. Need talumehed, las tal ei tea imelikku värvi, ütleme kõigile, et see on täielik pask. Talumehed olid lihtsalt lollid, eestlased olid nagu lollid. No, aga tegelikult ju, aga vähemalt eestlased või Eestis näiteks see paganlus ja värki on ju. Et nagu mul on veits siuke tunne, et Eesti on siuke koht, kus ei pandud näiteks totsi põlema siis, kui ta oskas kärbseseent sulle soovitada. Pandi ikka, aga no hiljem ma arvan, et Eestis vist pandi isegi suuremat tõenäosega. Eestis ei taha muutuda. Neil see new think on üldse, et midagi on teistmoodi. Mingil määral nad ikka kasutasid ja mingid asju, aga ei tea, jah. Ma ei tea. Nad ei osanud kirjutada, nad ei osanud kirja panna. Võib-olla nad olid räägid targad, vaata. Nagu selle taime osas, aga need lihtsalt ei osanud kirjutada, siis keegi ei saanudki teada. Mul on, nojah. Kõik Kalev, keegi ei osanud kirjutada. Mis see kirjutas hiljem, mingi teine vend üldse. Aga minule küll koolis öeldi, et nagu et kärbseseen mürgine, sest et mürgiseentel on see mingi seelik seljas ja bla bla bla. No iga teine seen on tegelikult mürgine, kui sa ei kupatas ja siit tuleb täis. Mingi sured ära, nii et selles suhtes ei ole. Samamoodi on mürgine mingi asi, mida sa pead kupatama. Jah. Ja et mul ju ikka mingi sõbrantsi vanaema mingi, et mul vanaisa kuivatas umbes kärbseseen ja ma ei tea, tegi teed või veits trippis ja värkis mingi, et see on võimalik.
nagu ma olen seda juba korra niimoodi kuulnud, siis ma ei ole nagu mingi, et olete kuulnud kõikidest nendest surmadest, kui meie lapsed surevad, sest söövad kärbseseeni. No ei ole olnud ju. Keegi pole vist ära surnud. Mitte keegi nagu ja kui ka on. Pigem on mingid äljud ära surnud, kes ei ole mingi kupatanud mingi seeni. Sööndelevad kotti. Või nagu see, aga mitte sellest. Et kui ma ka käisin nüüd metsas ja ma ei teagi teisi seeni, nagu ma tean ka umbes, et punane kärbseseen. Kukeseen ikka. Riisikas, kukeseen. Erinevad riisikad. Aga et tuleb välja, et kõik, mis ma sealt kaasa võtsin, oli mürgina, vaata. Jep. Nii et nagu ma tegelikult ei tea üldse, mis teema nendega on. Aga kuradi kärbseseen, see on nagu number 1 asi, mille kohta sa ju tegelikult tead. Sulle öeldakse, et see on mürgine, aga kohe sinna otsa öeldakse, et võib-olla sa saad trippida ka, vaata. Või terveks. Jah. Ja, aga see on ju win-win. 50-50 võimalus, kas sa tripid või siis saad terveks? Iga tahes. Tee 2 korda järjest, 1 korda tripid, 1 korda saad terveks. Jah, täiesti nagu full kuurina ikkagi. Nagu see, millest meile räägid, et peaks nagu kuu aega seda nagu kuuri tegema, et tripidki nagu kogu aeg ja natuke. Nagu mul on siuke tunne, et mul ei ole seda aega, et olla natuke seisundis. Ma ei ole proovinud, kas ta teeb nii, äkki on just normal. Siis on mingi issand. Matrix on jäetud maha. Poole aktiivsem mingit. Mina olen siin. Wow. See on ka palju. See nagu kaine peaga ei ole nii koha peal, kui sa oleksid näiteks kärbseseena nagu tarbides kärbseseent või? Et oota, mis siis, kui me tarbime kärbseseent ja siis tripime, aga see on nagu päris kainsus. Praegu me ei ole täiesti kained veel. No nagu ma olen aru saanud, siis inimesele ei meeldi tegelikult kaine olla, sest et nagu kõik inimesed, kes on täiesti kained umbes mingi, et ma ei joo ja või tee suitsu ja mida iganes, vaata. Nad on nagu natuke psühhopaadid nagu. Kõik, kellega ma olen rääkinud ja mida nad teevad. No, ma käin kuradi maratone jooksmas, ma iga päev jooksen 10 kilomeetrit ja see on päris nagu hea, vaata. Ei, vennas, see on natuke psühhootiline. Jälle see on 50-80 koha, kus mõttetud maratoni, kus Jõgeva mingi järve maraton. Jah, et kas see siis nagu... See on teistpidi veel see samm. Aga pigem on, mõni on loll ja mõni on lihtsalt, või siis on teine variant, kasvas, et nad on nii üle pandvad nende asjadega. Nad pole ise suutnud õigest tarbida, siis on mingi ei. Ja. Aga see on jama, et need maratonijooksud lähevad ikka südamelt kotti. Ja, lähevad. Ja nagu see ei ole fun. Sa oleks võinud nagu fannida, aga sa valisid selle tee, sa oled ikka kotti ja veel enne, vaata. Sa koormad oma südame üle, mida sa oled hävitanud juba 15 aastat algsiga ja siis hakkad jooksma. Ja kui ei oleks seda põhja all, et ei oleks enne lihtsalt ära hävitanud oma südame ja et nüüd hakkad maratoni jooksma, kõige all on kokku langenud. Aga kui sa jooks ikka õlle, sul oleks ikka lõbus. Aga paaris aasta, lihtsalt kestaksid veel 40 aastat. Sa ei pea elama nagu mingis närvilisuses, et sa pead nagu midagi tegema selle halva tundega, mis sul on, vaid sa lihtsalt tiksud ja jood, vaata. Või siis hakkad alkovastaseks, teine pool null, kasklased on natuke kahtlased. On. Lemmik inimesed, need, kes oskavad juua, need on kõige lemmikad, kas smoothilt, vaata. Sa mõtled, ma ei tea, kas täpselt seda mõtled, aga on inimesi, kes on nagu ülifunktsioneerivad alkohoolikud. Ehk siis nemad saavadki päriselt dopamiini ja nad funktsioneerivad paremini, kui nad tarbivad alkoholi. Nagu sellest oli ju terve film, Trukk. Väga hea film, jah. Suurepärane film. Ja see tõestas ära selle, miks ei tööta. Ma ei tea, kas see film tingimata tõestas, ma ei ole kindel, kas see nagu... Mulle küll. Selles suhtes küll. Et tegelikult nagu see, see oli nii ilus, nad näitasid kõik need erinevad variandid läbi, mis juhtub siis, kui sa jood. Nemad võtsid veres 0,55 kogu aeg ja siis oli elu parem, tegid tööd paremini, kõik oleks paremaks. Aga sellega kaasneb see, et sa läheb noiga asjaga, läheb lihtsalt lappama ja nagu see ei toimi. Aga kui see toimiks, oleks ideaalne. Nii et jah, seentega võib sama olla. Jah. Ja issand ja siis ma just hiljuti avastasin, et on olemas siuke TikToker, kes nagu parandab inimesi. Noh, niimoodi, et sama teema, et osta minu kursus ja siis enam-vähem, et umbes, et püramiidiskeem. Mis ta parandab siis? Ta parandab põhiliselt silma nägemist. TikTokis. Sa ostad selle kursuse, siis sa
tuleb välja, et sa pead porgandeid sööma. Just. Nice. Enam-vähem, aga see läheb nagu sinna next level kohta, kus ta on nagu mingi, et sa näed halvasti või sa ei näe sellepärast, et sa ei taha näha, mis su ees toimub. Tuleb mingi, kuule, see beebi sündis pimedana, mida sa ajad? Või nagu mingi... 5 sotti selle info. Ja siis ta umbes mingi, ja siis sa pead seda mingit salvi ka panema, et see reaalselt nagu see toob su silmanägemise tagasi ja siis see firma ise kirjutab, on nagu mingi, tähendab nii tegelikult päris ei ole, vaata. Et umbes, et ühesõnaga, mis seal veel on, et mingi mine õue ja seisa päikese käes, vaata päikest 10 minutit ja sul hakkab parem. Kas see kursus on TikTokis? Nagu kui sa ostad või eraldi programma kuskil? TikToker, kes on teinud enda kursuse ja see nagu, et noh, siis see on küll nagu, et sa ei saa nagu, no kurat nii ka vaata päris ei saa, et ma saan aru, et on üks pool sellest, kus meil on nagu mingi, noh, Big Pharma on cancelled ammugi, nagu see on nii putsis ja mul on nii kahju, et inimesed on sattunud kuhugis, no, et inimesed on nagu mingiks anaksist sõltuvuses, lastele kirjutatakse ATH ravimeid enne seda, kui nad üldse, enne kui nendel üldse see ongi. Ja 7-aastased võtavad Adderalli Ameerikas. Ja lappama on läinud lihtsalt. Ja teine pool on see, aga noh, see on vist seesama kultuur ikkagit, et üks külg on siis see, et läheb lappama, teistpidi läheb lappama nii, et sul on mingi tots, kes on mingi, sa oled pime, sest sa ei taha näha. Ja see on väga lappes teema. See on väga lappes. Ühine kolkaplikadega. kolkaplika.ee Me mõtlesime, me saime põhimõtteliselt aru, et meil on putsis varsti. Teie olete dominaatoriks, et kõik. Ja, sest et nagu naised hakkavad üle võtmast, feministid juba sokivad nii räigelt ja see lõpeb sellega, et mehed istuvadki diival, nagu te enne arvutit parandasite, me passime kõrval juba ja ei saa hakkama. Ja siis varsti te võtate üle ja ainuke teine variant on see, et mehed peavad jälle peksma hakkama neisi. Ja see on see never ending sest muidu te võtate nii üle, et me oleme mingi põllu peal korjama kartuleid, vaata, ja te olete mingi lendavate autodega ja mingi laseritega. No see on üks võimalikust variant. No see ongi ainuke võimalik. Ei ole! On küll. Mitte midagi muud ei ole. Ja teie ei ole ka esikohal, ilmtingimata sellepärast, et jah, te olete nagu nii lähedal esikohale kui võimalik, aga te olete liiga värvitud. Värv on see, mis paneb sind sinna kõige tippu. See on juba mingi jaagu mingi vandan, aga põhimõtteliselt point on see, et ikkagi alfaks lähevad siis naised ja mehed saavad pekselist või on vastupidi. Ei nagu, ma arvan, et noh, kuulge, peksmine ei ole kunagi lahendus. Seda võiks teha küll. Peksmine vahepeal on lahendus. Sõjad tekivad ja asjad. See juhtub nagu, see on nagu asi eneses, vaata. Et kui see on, siis see on, vaata. Et... Naiste peksmine ei ole kunagi lahendus, aga vahepeal on peksmine lahendus. Yeah. Mehed oma vahel või? No ja loomade peksmine ei ole ka nagu... Just. Pole nõus, aga selle teooriaga olen nõus. See naiste teooriaga. Aga et tegelikult nagu ma tunnen tegelikult nagu mingit sarnast asja teiega. Et nagu ma isiklikult tunnen, et ma olen nii kõva vana. Et ma ei näe nagu põhjust. Sina oled nagu nii nokki, ma ei tea. Seda me teame. Ma olen karate trenni mul pohhu. Ma ei taha peksta, ma lihtsalt väänam maha. Sa oled mahoist, sa tahad peksa saada? Masohist ei tea. Ei ole. Tegelikult ei ole. Aga et ma tahaks siis küsida, et mis see nagu, et kuidas me saaksime nagu kuidagi, noh, et leida mehele siis selle funktsiooni. Kus ei, mitte ainult nii. Võrdsust ei ole olemas. Aga siis, kui me enne veel rääkisime selle teooriaga, et kui naised üle võtavad selle maailma, kui me olemegi siis põllu peal tagasi aetud, siis on kuskil mingid hõimud, kus on mehed ikkagi alfad, vaata. Kuskil metsa läheb, kuskil Siberis on ikka mingi meeste hõim, vaata. Kus naised korjavad marju. Aga jah, võrdsust pole jah. Miks ei? Ma arvan, ma ei tea. Miks ei ole? Äkki on, tuleb. Aga ma ei usu.
nüüd on nagu mingi vahesoolised ka, vaata. No aga nemad võivad üle võtta. Aga las nemad võtavad üle no, ja lappes, siis me oleme võrdsed ju. Selles mõttes. Või et... Mingi nullod ja asjad süksed võtavad üle. Nullod? Kes? Sa ei tea, kes see nullod on? Ma ei tea, kes on nullod. Nad lõikavad kõik tundlikud kehaosad ära nagu nipud ja asjad ja umblevad kinni nii. Siis mingi lõikavad ennast ka. Nad on ka selles üks roll. Miks ma esimest korda kuulen sellest? Ma ei tea, aga ma olen täiega vaatanud YouTube'is videosid. Tegi päris segased. Üldse mingit väga sõgedat asja nagu. Et aga kui nad nüüd üle võtavad, ma räägin, et see on tegelikult lappes ei ole võrdne. See on karm, ma arvan, et hakkavad, ma ei tea. Nullod. Teisiga lõikama vist. Nagu null. Nagu null jah, et ei tunnetus null, ei mingi huuledast ka kõik nagu null. Tunnevad ju. Muud kohad on... Muud ei saa ära võtta. Mida vittu? Nahka ei saa ära võtta. Oh my god! Süükst, lõika keele ära, et sa ei tunneks maitset või? Ma ei tea, kas neil on keeled. Ma ei ole nii kindel. Kuidas nad räägivad? Pigem ei ole. Kas nad üldse? Millest üldse räägivad? Kui sa peast nii isegi oled, siis võib-olla tõesti. Aga guugeldage, väga huvitav teema on. Ma arvan, et hoiab mingi pool tundi tegevuses netis. Immo tutvustas mulle ka Eesti kanalilt tulevat mingi täna neile või mingi... Kadunud maailm. Parim asi ever. See on meemne kord läks. Ja ma käisin nüüd kodus, mul emal on ju telekas ja kõik kanalid ja siis ma vaatasin reaalselt, ma ainult seda vaatasingi, ma võtsin seda lahti ja ma vaatan kõik algusest lõpuni, ma vaatasin suva järjekorras, ma lihtsalt, aga see oli nii haige. See on nii haige, et see on ainukene üldse telekas, ainuke asi, millega ma ei suuda enam süüa samal ajal nagu, et seda ei saa vaadata ja süüa samal ajal, see on nagu nii rets. Ja see on nii nagu suur laibad, verised poolikud laibad. Nagu inimesed annavad intervjuud niimoodi, et nendel on nagu nägu verd täis. Mingisugune umbes, et naine tuleb õue mingi... ta proovis meid vägistada, ta proovis vägistada minu ema, ta proovis vägistada meid kõiki ja vägistada. Tüübid lähevad sisse, vaatab palja tilliga vana lihtsalt vahib vastu on nagu mingi tere, mida nuga käes lihtsalt. Sellel vanal ei olnud, aga üks andis oma naisele, aga mingi siukest päris karmid. Naisel nägu täiesti sodiks peks. Aga kas see midagi ebatavalist ei ole? Mõelge, nad lähevad sinna crime scene'i, kellegil on elu võib-olla kõige traumatiseerivam hetk. No ongi. Ja siis ta switch overib sellest mingi frantic paanikast ja siis tema hakkas mind peksma ülirahulikult. Kuidas nad teevad seda? Ei, selle saate juures on kõige nagu retsim see, et võsa paneb puid alla. See teeb selle nagu next level asjaks. Mingi vana oli maha väänatud ja siis maas pikali teda hoiti kinni ja siis vana läheb ta juurde mikrofoniga mingi ja kuidas ta siia olukorda paneb mikri talle kuradi suu, et vana mingi väänleb seal. Palun lihtsalt vaata seda. Seda peab nägema. Ja et see oli päris. See oli päris elu. Enne mingisugust seda nagu hyper-realityt, vaata, kus me nüüd imiteerime seda, mida me oleme juba näinud. See oli nii toores, mitte keegi ei teadnudki, et siukene nagu dokumentatsiooni vorm eksisteerib. Ühesõnaga, see on imeline. Ausalt teaks, sa pead seda vaatama. Kopli liinid, kus on need ilusad kallid korterid praegu. Kopli liinid. Seal on lihtsalt kaader, kus nagu mingi laip vedeleb mingi pori sees, kes on just surnuks pekstud. Teisel veel mingi hambad välja pekstud, mingi tüüd läks niimoodi tülli. Et nad nagu mingi hakkasid aknaid sisse viskama, et nagu nad ei saanud koju, nagu rets. See on ja see oli 20 aastat tagasi seal ja nüüd on ilusad majad ja tore. Väga karm saada. Nagu kunagi oleks midagi juhtunud. Ja koerte kohta ütles ka debiilne võsavad, debiilsed koerad. Seal nagu mingi kodud, ta lihtsalt mõnitab kõiki. See on nii haige. Jah. Ühesõnaga, ma tahtsin veel tulla tagasi selle segmendi juurde, mida me siin vahepeal mõtlesime, et siis esimene kord, kui me rääkisime oma vahel, siis me leppisime kokku, et me proovime siis mõelda nagu nendest asjadest või et vaadata, teha veits uurimustööd
koha peal, et millest inimesed räägivad. Mis on aktuaalne praegu maailmas? Ja mis on praegu aktuaalne. Ja et panna kirja mingisuguseid asju, millest siis inimesed suitsunurgas räägivad, et härrased, kas teil on mingid teemasid, mis võib-olla on ka täna haakunud juba? Ei, ma olen väga mõtlik nägu peas. Ja mul on teema, et kas te olete nagu seda tähele pannud, et nagu Toogi ruumis ma rääkisin rohtudest, nendest antibiootikumidest ja siis ja ühesõnaga, kas te olete nagu tähele pannud, et kui keegi sööb antibiootikume, siis eestlaste põhimure on see, et kuna saab uuesti jooma hakata, nagu põhimõtteliselt see asi, kui sa perearstile, sa alati küsid selle ära, vaata, see on põhiküsimus, kuna siis jooma saab hakata või kas võib siis juua samal ajal, kui sööd antibiootikume ja ma sain Toobi nurgas, et kõigil on samad teemad nagu kõik, kes söövad antibiootikume, nagu see on põhiküsimus. See on vist eestlaste põhiküsimus. Ja issand, see on põhiküsimus meil. Ma olen reaalselt nagu guugeldanud välja igaks juhuks ja siis nagu vaatad, et ongi, et mingi täpselt neid antibiootikume rangelt ei tohi umbes alkoholiga. Täiesti putsis, no mida ma teen nagu? Siis vaatad, 15 päeva on kuur, nagu what? Come on, päriselt. Nii kaua. Nii hull, aga iga nagu, et raudselt mul on olnud nagu mingi aega, kus umbes, et sõidadki kuhugi, ma ei tea, lähed vanaema juurde, teed mingi põllutöö, mida iganes, et siuke, et sa oled mingi 6 aega kuskil ja sa tegelikult nagu sa ei pea jooma, vaata. Sul on mingid teised asjad, millega sa tegeled ja... Kui sa oled maal, siis sa vist pead jooma. On tähele pannud. Ei pea, aga... Ei pea või? Noh, et kui lähed teed enam vähem tööd ja siis kuradi Pärast tahad ikka sooja sisse, eriti külmal ajal, tahad ikka pärast väikse napsu teha. Ei no jaa, aga... Uni tuleb ka väga magus. Mu point on see, et kui keegi nagu ütleb mulle, et nüüd 15 päeva sa ei tohi juua, siis ma olen mingi türaga, mul on reaalselt homme sõbrantsi sünnipäev. No siis ma ei hakka neid võtma, vaata. Pohhui see haigus nagu. Või siis sa loed selle suure lehe läbi, vaata. Selle, mis sa lahti pakid sealt kuradi rohukarbist, mis läheb mingi 16 küljeks, siis sa hakkad seda lappama. Ja ma olen nii kaugel läinud, et on seal läbi lappanud. Ei ole nagu väga kindlalt saanud seda kinnitust, sest võib. Ja siis guugeldasin, aga ingliskeelses seal oli no võib mõned ringid teha. Aga see on juba see, kus see piir on, vaata. Okei, kas 5 õlut siis 2 pigem või ei ole vahet, kui sa oled juba 5 õlut, kus see on päris karm. Aga ma läksin ja sain õnneks nagu selle ingliskeelse selle, et siis ma võin, vaata, palju õlle juua. Aga see on, tundub, et jah, ma ei tea, suitsunurgas oli kõigil see sama teema käinud läbi ikka. Nagu praegu mul on tunne, et noorem generatsioon nagu ei viitsi enam nii väga juua. Nad teevad pigem narksi kõik nagu. See väga oleneb inimesest, sest et ilmselt kõik oleneb kõigest. Aga nii palju, kui ma oma sõpra olen täheldanud, siis see, kus sa elad, mängib kõige suuremat rolli. Kui vanad su sõbrad on üldse? Mingi 15? Ei. 20. Ja väike pede mu sõber. Väike pede. Ta on juba 19. That's crazy nagu, igastahes. Ikka minu vanused, ei, 22, 23, keskmiselt. Ikka panevad tina? Ja oleneb, kus elab, sest et kui Tallinnas elab, siis on ikka kogu aeg. Ega ma ei saa sellest mitte kunagi aru. Kas inimesed tõesti, kui sa teed narksi, sa ei saa ju nii pimedalt sinna sisse sukelduda, et sa ei tea pidada absoluutselt vahet. Siis mõned nagu panevadki penderi otsas, noorusaastad pender, aga nagu see ei tundu väga hea eluvalik olevat ausalt öeldes. Sa üks hetk tunned ka, et nagu... Lõbus on kindlasti. Lõbus on kindlasti. Üks hetk sa tunned süda lihtsalt. For a good time, not a long time. Jaa. Ei, selles suhtes, et... Aga kui good su time väljaspool selle tegemist? Kas see ongi sellepärast, nad jäävad kinni sellest? Jaa, no aga next level on marust see, kui nagu narksi tegemine jõuab tööasutustesse. Et see on nagu sisse kirjutatud, et me siin kambakesi niikuinii paneme, vaata. Märt Avandi. No, näiteks. Ei tahtnud neid droppida, jah.
või nii mõnigi teine ühing Eestis, kus on nagu kollektiivsed speedi tõmbamised, et üritusi korraldada või mida iganes nagu. Et nagu no see ühesõnaga joovad siis noored või ei joo? Pigem joovad. Nice. No peab nagu, ma olen mõelnud, et ma olen hakanud nagu teadlikumalt jooma vaata. Et ma ei taha enam lappida nagu õlparit alla. Samas lauaviin enam ei tööta? Vot, ma tahakski pigem mingi Šakuška Vaagnaga laudurit panna nagu. Alati. Nagu lihtsalt tapukurgiga viina vaata, mitte see, et lähme lakume. Või nagu teeme sellest evendi, et me joome. Salatit, jah? Jah. See on õige teema. Et põhifookus ei oleks lihtsalt joomine. Vaid see, mis... Aga see on osa, jah, see on kõige tähtsam osa. Jah, okei. Sellepärast tullakse kokku ikkagi. Liina, asi pole joomisesse. Või see sotsiaalne efekt siis. Tegema Šakuška õhtu viina ja snäkki nagu. Ega vahepeal sa... Vahepeal on joomine ikka ju see põhiteema. Teil ei ole või? Ma olen alkohoolik või? Ma ei usu, sa oled nii noor. Siis ei olla veel. Okay. Nagu mina arvasin kõik 5 aastat ülikoolis, mis ma käisin, et see on ainult faas. Sisse jäid või miks nii kaua käisid? Ma esimese aasta kukkusin välja ja siis tegin ära selle sama kooli. Aga aga 5 aastat on ju piisavalt pikk aeg, et su keha nüüd hakkaks nagu tahtma seda alkoholi, kui sa annad seda konstantselt. Nagu mul kassib alkohol nii räigelt ära. Ma olen nii räigelt näinud, kuidas mul hakkab lihtsalt, ma lihtsalt kassin ära nagu. Ma nagu, mul on depressioon peal, kui ma joon. Et nagu alguses see tundub veits nagu pohmakas, ja siis ma saan aru, et see on nagu mitte nagu lihtsalt paha tuju, aga nagu straight up kass. Ja peale tegemine paneb mu nina kinni, nii et seda ei saa ka teha. Ma pean nagu, jah. Päris karm. Päris karm elu. Ma ei viitsi olla nii teadlik enda kehast. Mulle meeldib õlut juua võims kogu aeg, siis teeb mind kogu aeg lõbusaks. No sa oled tegelikult päris lõbus vana nagu. See on tõsi. Ja meeldib tegeleda ka nende tagajärgedega. See on nice. No. Aga see peab liikuma. Peab liikuma. Oota, nii tobinurga jutud veel. Jah, oligi mingi generatsioonide vahe. Mis teema sellega oli siis lõpuks? See on vist individuaalne kogemus, et mõne jaoks noored ei joo enam üldse, mõne jaoks noored joo kogu aeg. Viljandis nagu väga vanasti, mitte vanasti, vanem oli ikka parkides rahvas, ikka pani viina, seda väga ei näe enam. Seda ei näe enam, jah. Inimesed nii mugavaks. No, mina käin ikka vahel enda sõbrant. Mina käin vahel ikka enda sõbrantsiga pargis veini panemas nagu. Nice, see on päris jah. Sest see on räigelt palju odavam ja veini on hästi palju lihtsam kaasas kanda kui siksarit. Ja muideks see on palju tervislikum, saad õues värske õhu käes. Okei, no kui väga värske õhu käes, aga... No... Võtate vahest Flöödi pargis selle feeriga kaasa või? Ja panete basseini? Seda pole ammu, see põhiteema. Kes sinna sisse lendavad ära sureksid. Selle vastu ja kõik on vahtu täis terve park. Ülilae, see on üli nice. Võib-olla võtab. Seda pole ammu keegi teinud. Eesti kanal Politsei kroonikad. Sellest olen ka rääkinud suitsunurkade jutus. Kusjuures see läks viraliks kõik, kellele ma ütlesin ja kõik, kes vaatasid, nagu see läks nii suureks teemaks, et ma mõtlesin, et mul oli endal sensatsioon ainult sellega, aga see on ikka teema. Ei, see tõesti on. Aga võib-olla su sõbrad on kõik sellised nagu, kellele meeldib vaadata veits vaipude läksega. Mulle endale üldse ei meeldi saade vahepeal. Naised peaksid nende homodega ette vaatama. Oli minu üks tobinurga jutt siis. Meil on vaja vist natuke konteksti selle jaoks. Et see oli see sama teema, et mul sõbrantsi vend ütles talle, et kuidas
et naised peaksid nende kuradi homodega hoopis ette vaatama, et mis kuradi feminism, et mees ei ole tal ohtlik, aga nagu tuleb homo, riietub paremini, meigib paremini, samamoodi mingi girl bossib umbes sinna-tänna, vaata, et need on need päris ohud nagu see, et nagu, et normaalne mees muutub nagu selliseks ja ongi parem naine, sest ta on munniga, vaata. Nii et nagu, mis te peaksite ette vaatama lihtsalt nagu. Et mis teema on? Mehed lähevad liiga ilusaks, et läheb ohtlikuks. Kuule, see on täiega teema võib-olla, jah? No ma ei tea, võib-olla härral on endal nagu natukene mingi kalduvus, millest ei ole veel nagu, millest ei ole veel niimoodi teadlik või? Võib-olla, jah. Pärast on kurat ilus naine ja munniga ka veel. Ma olen juba ära harjunud või ära armunud. Taimaale tahaks minna küll, jah. See tuleb siia, kui nii juht. Seda kohalikku Taimaa businessi ei taha vist, aga... Siukese. Võiks olla eksootiline võidi. Jaa. Huvitav, jah. Et nagu... Ma nagu... Mul on nagu endal perekonnas siuke inimene, kes nagu väljendab täpselt samu tundeid, mis mina. Et umbes, et ta solvub, sest et keegi käitus kuidagi. Ja siis ma ütlen, et ma ka solvusin, sest sa käitusid kuidagi. Ja siis ta on nagu mingi ei, aga mina olen ju mees. Ma olen ju sinust vanem meesterahvas, kuidas sa aru ei saa, et mul on õigus, vaata. Rohkem solvuda? Jah. Nice. Ja siis ma olen mingi, no ma pean ära minema. Ma ei saa praegu. Sest et mul käed jäävad nagu, ma ei saa nagu, ma ei oska mitte, no mis ma siis nagu peale hakkan, et kahel inimesel on täpselt samasugune tunne. See on päris karm, jah? Ja ma siis nagu, noh, et mina eksin, vaata. Ma arvan, et see ei eksi, jah. Mis maailmas siuke, kuidas inimene saab üldse nõnda viisi mõelda? Mul ei jõua kohale. No, jah. Ma olen meesterahvas. Ma olen... Oot. Sul jooksis kokku natuke midagi. Ma jooksin väga kokku praegu. Üritasin protsessida seda. See on ilus muidugi, et sa said ennast ära defineerida siin saates ja sa oled meesterahvas. Ma üritasin lähtuda temast lähtuda. Start. Et tutvustame ennast siin vahepeal, et mina siis olen meesterahvas ikkagi. Mina olen ladyboy. No jah. Ja siis üks Tobinurga jutt, mis veel oli, mis ka natuke haakus mul tänase teemaga, oli Kaja Kallase skandaal. See on väga teema. Lihtsalt sellepärast, et ma tunnen, et seal ei ole nagu võitu sellepärast, et kohe, kui sa mõistad nagu inimese situatsiooni, milleks on see, et ta isa on nagu mingi Siim Kallas, kes on mingi aastaid rahasid kõrvale lihtsalt kuskil lükkanud, vaata. Väidetavalt. Ja et homie on mingi, ma ei oska raha lugedagi. Oli rahandusminister, vaata. Et nagu, ja et sa oled tulnud sellisest perest, kus sa näed, et siukesed asjad nagu, tilli-talli, vaata, siuke tuleb, läheb. It runs in the family. Nagu küsib mees 300 ja annan. Mis asja nagu. Mida ma hakkan uurima, et aja oma asja. Jah. Ta ütles ka ju, et nad ei räägi tõest. Chill. Kodus. Jah. Kas te neid poliitilisi EKRE reklaame olete näinud? Ja juba tulevad, see on kõva, see on mu lemmikaeg aastast nagu jõule ootan. Ja kuidas nad just selle peale toetavad? YouTube'is on. Et... Kõik on halvasti olnud. Seda just, et Kaja Kallas, minul on pereäri on Venemaal ja et kindlasti hääletage minu poolt. Täiesti. See on jumala teema, see Kallase teema, ma olen tema poolt. Nagu ärge uiakene.
nagu... muid asju peab ka tegema, nagu ei viitsi sellega tegeleda. Mõttetu draama. Nagu ma nagu ei tea inimest, kes kannataks nagu mingit siukest poliitilist sitta paremini kui Kaja Kallas, vaata. Jaa. Et kahjuks nagu selliseid sul inimesi... peab nii suva olema lihtsalt, kõnnid lihtsalt nagu bossringi seal hommikul tööle, vaata. Sul on mingid Helmed vastas, vaata, jõuad kohvi, mingi passivad, nagu nahvi, vaata. Suust gangster. Nagu, et tuleb jälle mingi vana, aga et miks sul täna püksid jalas on, vaata. Iga nurga peal on mingi mikrivana, pluss siis on mingid tropid, vaata. Tööl, siis pead hängima seal. Mingi 12 tundi ja jauravad, vaata. Küsivad mingi mõttetud asju. Võiks nagu riiki paremaks teha, aga ei saa, vaata. Peame vaidlema siin. Jaa, türa. Et selles suhtes, et ega Totsi eetikakoodeks on küll putsis, vaata. Aga kui sa juba nagu, mul on tunne, et kui sa oled kuskil mingi nagu leveli saavutanud, et eks sa läheb putsi ka nagu. Plekki on siis vainat. Ise asi, kus see plekk tuleb. No, suva. Ikka on lihtsam vabandada, kui luba küsida. Selle tegi mulle ema juba ammu selge. Päris hea elu filosoofiline. Oota, aga ma olen kuulnud mõlemalt poolt inimesed, kes toetavad. Sa oled raudselt vastu. See on siuke nägu juba. Ma olen erapooletu antult olukorra puhul. Erapooletu, nii. Mina ei ütle midagi enda arvamuse kohta antud teema puhul. Kuid on inimesi, kes räägivad sellest, kuidas Kaja Kallas ütleb tavarahvale, et jumala eest, et hoiaksid, andke andeks, et aktsiis on nii kõrge, andke andeks, et peate kütuse eest nii palju maksma ja siis ise samal ajal pereäri Venemaalt müüb odavalt. Tema saab selle heavy pleki kätte, aga samal ajal ütleb tavarahvale, et come on, sorry, et nii kõrge on, aga pole midagi teha, sanktsioonid. Aga kui tema on see, kes nende sanktsioonide pealt. No mitte tema, vaid tema mees. No aga mees küsis ju temalt raha, vaata. Ta ju jääb ise miinusesse. Ta on meele klotsi lihtsalt. Et nagu... No see on kind of two-faced. No ongi, ma räägin, nagu eetikakoodeks putsis. See sükst asja ei eksisteeri nagu. Suva sita talumine nagu... Mina ei viitsiks, vaata. Ma lihtsalt nagu ma pean otsima, kus see eestlaslik kannatus tuleb nagu, sest mul seda ei ole nagu. Ma ei kannata üldse nagu. Mul on sitaks hästi. Ja ma ei kannata, kui keegi mulle mingit sitta ajab nagu. Poliitika on äge. Mulle meeldib jälgida, päris põnev. No nii, aga härrased, ma tooksin veel ühe Tobinurga jutu, võib-olla isegi... Päris palju Tobi oled teinud. Isegi viimase teemana, et kuidas siis külmas riietuda. Et see oli täiesti putsis, sest Tallinnas oli torm ja me tegime kuskil Eka katuse peal, tegime Tobi ja ma tegin 2 mahvi ja see oli otsas nagu. Ja tulime sisse kõigi luuled lillad, et... Ei teagi, pigem on targem iga päev sulla jopega käia. Nüüd kevadeni, mingi maikuuni. Või siis õppida lihtsalt, kuidas kiiremini Tobi teha. Ma kavatsen toas istuda ja kevadet oodata. Ahju ääres. Tobi oleks võinud toas teha, aga meil ei tohi ju. Aga Tšehhis võib. No kuule, ega mis see ahju ees väike Tobi ära pole. See peab lihtsalt õige kodu leidma, kus saab kodust Tobi teha. Peab lihtsalt kubu olema. Ei, no ongi sellepärast ma kevadet ootangi soojas, et see ongi mu riietustiil. Ma olen toas. Reaalselt ma ongi tressa nagu tüübid, ma ei viitsi mõelda mingit riiete peale, eks ole. Ma ei pese seda tressat ja ma magan selle tressaga ja ma tulen selle tressaga jälle välja kevadel. See on ka okei variant.
Ja kuidas sul? Ma näen, et sina ei kuulugi lühikese soki gängi, sinu sokk on vähe püksid on ikka lühikesed. Püksid on ikka lühikesed. Tuul tuleb läbi ikka. Need ei ole meelega lühikesed. Kasvanud lihtsalt nii palju. Ja, vahepeal viskasin pikkust eelmise podcast'ina. Tuli jälle 10 senti. Ma ei, aastades ma olen ise elanud ka seda, et mida riides, kui palju sa peaksid riidid panema, kui väljas külma. Ma olen lihtsalt toas. Mul on tegelikult üks teema, et see aasta ma kindlasti plaanin ühe asja teha selle riietumisega. Et ma kavatsen õmmelda nagu kõik kuradi kindad mingi nööriga varukate külge, sest mul iga aasta me kaob mingi 15 kinnast ja mingi 7 mütsi. Mul on rämedalt mingi ühe käe kindla, no ma viskasin nüüd ära. Ma kavatsen need õmmelda nagu jope külge, sest need ei kao kunagi ära. Kus su detsembrikuu palk läks kinnast alla? Ei no mingid odavad kindad. No, okay. Aga lihtsalt see on nii karm, et iga aasta kaob. Ja nagu, nii palju, iga talv. Ma ei tea, nendega peaks, üldse neid vedeleb ju igal pool pärast talve, peaks nendest tegema nagu mingi kostüümi või? No ei tea. No mina ostsin endale magasiinist 13 euriga selle vihmakeebi esialgu ja sinna alla panen mingisugused head soojad kihid. Et nagu pika varukaga särk, mingi liikese varukaga särk peale. Magasiini logoga mingi või? Ei, täiesti tavaline roheline kilekas. Ja lasin sõbrantsil veel graafiga peale tõmmata oma tagi, nii et see näeb veits nagu eriti gangster. Natuke high fashion välja. Sellega puuts on nii putsis, see on nagu mingi lambiseenelise nagu mingi jooksebki täpselt siit kohast nagu niimoodi, et kogu nägu on vett täis, nii nagu nokakaga peab käima. Nokaks alla, jah. Ja kaotsin, ma ei võtnud enda nokakat kaasa ja siis sõbrants ka pidi tooma mulle minu nokaka tagasi, jättis maha. Ja siis ka öösel kõnnid niimoodi, et tegelikult mul oli teksapükste all oli biker shortsid, sest ma olen nii kondine, mul hakkab nii kiiresti. No, nii kahju. ja mingi hea kamps on see sama villane sall oli ümber näo ja ümber kaela. Ja see keep oli peal, tunned, et nagu tegelikult on hästi, kindad oli ikka kaasas, et tegelikult on üli hästi, aga see vihm on putsis, vaata. Ja peksis näkku ja leidsin päikseprillid. Mees, ma nägin lahe välja, mul oli soe hea olla, vihm ei lendanud mulle näkku, mul oli üli pohhui nagu. Veits mingi sabistas mööda pöske, aga see oli juba täiesti no problem nagu. Saate aru? Hea outfiti valik. Jah. Ja tegelikult see ilm karistab nii ära, et kui sa nagu ei saa hakkama nagu selle outfiti valikuga sügisel, siis lihtsalt ühe korra oled mingi 39 palavikus ja siis saad aru, et nüüd on aeg see jope selga panna. See on ka tavaliselt käib sügisel ära. Et novembris oled korra täiesti haige, vaat see on nii suva, et sa lähed mingi pusaga välja ja mingi perses. See on päris karm. Ja suur aitäh, siin me olime. Siiamaani oleme siin, aga oli meeldiv. Oli väga meeldiv, jah. Huvitavad teemad ja lõbus. Oota, aga selle antibiootsi ja alkoholi osas. Nii. No tegelikult võib. Mul ei midagi ei häirima. Inimesed võivad vabatahtlikult, nüüd ma teen kaine septembri. Aga siis, kui sa pead jätma joomise maha, siis on putsis. Raske on mingi 400%. Jaa, aga nagu see kaine september samamoodi, et see on nagu mu arust see on jälle mingi suvapropaganda. Minul ei ole sellist sitta vaja. Minu arust oleks adekvaatne septembris on topelt. Minu arust oleks adekvaatne harrastada seda, et ma joon näiteks esialgu ainult nädalavahetusel, vaata. Mitte iga päev, vaata. Mitte see, et nagu ei, ma räigelt kuradi nüüd septembris olen sitaks närvis valmis inimestel kuradi näod sisse lööma ja siis ma saan jälle hakata tuimalt lakkuma, vaata. Vaid, et nagu, kui see on see, et see nädal ma luban endale 2 nädalat joomingut, aga ma pean need ära jaotama nii, kuidas mulle hea tundub.
mina ikkagi teeks mingi protestvärgi ja nendele inimeste vastu, et me joome topelt teie eest ka. Ja kuidas alkoholi aktsiisi muidu täis tasume nagu. Just. Kõik homid lähevad Lätti niimoodi, tüübid, hakkake jooma. Samas, kui keegi on 6 aega kainega, see on päris hea ka samas. Mida iganes. Rõve flex lihtsalt. Mööda külgi maha ei jookse. No, kuulge kena. Aitäh praegu. Ja mis see oli? Siin me olime. Ja 3 ehitajat. Hakkame nüüd seda intro laulu tegema. Okei. 3, 4. Sugar ei, see peab üks bänger olema.